meid on ideaalne seltskond. Nii et aga ma räägin siis minu teekonnast siia kunstini, kuhu ma olen jõudnud. Tegelikult ma ei ole sellega üldse kaua tegelenud kunstiga. See sai alguse, ütleme 6,5 aastat tagasi. Alustasin hoopiski sure ja tindiga maalimisega. Kuna ma olin eelnevalt kalligraafiat õppinud, siis mul oli suld ja tint olemas ja siis ma alustasin sellega joonistamist. Muidugi sellega ei ole lihtne teha, ma ei tea, võib-olla mõnele. Ja siis ma läksin kunstipoodi ja ostsin tindiliiatsid, mikronid, millega sai ideaalseid pisikesi, ütleme meditatiivseid kaarte joonistada. Selle nimetus on siis Centangle. Ma ei tea, kas kui palju te teate Centanglist? Minul on üks kaart kodus, jõulukaart. Mul ka. No ütleme, aga siia olen ma toonud ühe karvitäie neid kaarte, mida ma olen teinud kunagi. See on 5-6 aastat tagasi tehtud ja hilisemaid ka veel. Seejärel alustasin paralleelselt nende Centangle joonistamistega tegema veel mandalaid. Need mandalad on ka kõik 4, 5, 6 aasta tagused, kui ma olin Moskvas tööl Eesti saatkonnas. Siis ma joonistasin mandalaid rohkem, sest akrüülidest ma ei teadnud midagi. Ja mul ei olnud üldse õrna aimugi, et ma hakkan üldse akrüülidega midagi tegema. Kuid kui ma läksin abikasa juurde Ankarasse, see siis mitu aastat tagasi, 3 aastat tagasi. Need ei mäletada. Ja võtsin töölt väikese puhkuse. Ma olen siiani puhkusel. Siis mul oli piisavalt palju aega, et hakata enesearenguga tegelema. Ja siis otsustasin hakata katsetama akrüüle. Õli mitte, õli tundus hirmutav. Akrüülid tundusid mulle lihtsamad ja kergemad. Ja hakkasin kõigepealt akrüüle valama. Siin on palju valamise pilte, mis selle eespool on ka. Põhiliselt ma valan muidugi akrüüle, siis keerutan neid, pean neid ja teen kujundeid. Ja kasutan igasuguseid erinevaid tehnikaid. Fööniga kindlasti. Fööniga loomulikult. Näiteks see pilt on tehtud siis pastaga, mureneva pastaga, ta on pragunev pasta. Ja selle praguneva pasta sisse on siis pandud akrüüli ja akrüültinti. See on natuke see teistmoodi tehnika. Eks ma katsetan neid erinevaid tehnikaid edaspidigi. Aga akrüül maali juurde või joonistamise juurde jõusin ma suhteliselt hilja, alles mõned kuud tagasi, kui ma hakkasin peale joonistama. Et kõigepealt ma siis valan akrüülid lõuendile, lasen ära kuivada ja seejärel alles joonistan peale. Nii et siiamaani ma siis olengi sellist tööd teinud. Ja ma loodan, et ma edaspidi siis arenen ka ja võib-olla võtan isegi õlimaalike siia, ma ei tea. Aga hetkel mulle piisab akrüülidest täiesti, sest akrüül kuivab väga kiiresti, saab kiiresti valmis, sest õli kuivab mitmeid päevi. Ja, ühesõnaga selline on minu teekond olnud ja loodan ka edaspidi sellega tegeleda ja võib-olla tuleb veel kunagi mõni näitus, teistsugune hoopis, ei tea. Ja mul on hea meel, et Helen, no võib-olla natuke mina ka, et me saime su toast välja. Just, ma tahan tänada loomulikult Helenit ja Unot väga muidugi, kes mind innustasid seda näitust avama üldse. Ja kes ütlesid, et sul on nii palju pilte, kus sa neid hoiad, kuhu sa nad ladustad, tule tee Eesti Majas näitus. Sellepärast ja see on minu esimene näitus tegelikult.